Tere, olen Maris ja ma teen täna sellise kaardi lugemise, kus ma teen 4 valikuga sõnumid ja need sõnumid tulevad energeetiliselt, eri värvi või eri tüüpi hobustelt. Ma vaatasin oma kaardipakkidest järgi ja ma leidsin igale hobuse tüübile 3 valikut, 3 kaarti. Ja siin ongi vaatamegi näiteks, hakkame järjest vaatama. Valge hobune näiteks, mis see number võiks olla valge hobune? Vali üks number 1-4 ja vaatame, kuhu tahab väli sind suunata. Aga praegu kas sa valisid oma numbri või sa paned pausile ja valid oma numbri, kuid valge hobune, kes valis valge hobuse, tuleb järjekorras. Miks ma neid numbreid vaatan? Sest numbrid tuleb esimesena. Kui sa valisid number 1, siis tuleb sõnum sulle valgelt hobuselt. Nüüd vaatame pruuni hobusega, jah. Vaatame, mis numbri saab pruun hobune. Pruun hobune läheb 4. Ja miks ma need numbrid võtan loosidel, tegelikult on nii, et numbrid mõjutavad seda nii-öelda valikut. Nüüd vaatame musta hobusega, mis numbri tema saab järjekorras. Nii et kui sa valisid number 3, siis sa valisid musta hobuse. Ja number 2 jääb üks sarvik. Üks sarvik, kes valis number 2, saab 1 sarviku. Nii. Ja enne kui ma alustan nende kaardi lugemistega, ehk üldsõnumid kollektiivile, tahan mõelda ja tänada kõiki oma läbi aja püsikliente. Kuna kui ma alustasin, ma isegi ei tea, kust te järsku nagu ilmusite. Ja siiamaani te aeg-ajalt tulete ja lähete. Ja nii tore on, kui te äkitse üle pika aja jälle Marise poole pöörduda. See on nagu nii soe tunne, nagu väike... Ja väga soe ring, ühesõnaga hingepere ring, ja tagasiside saada, et ma kõiki su videosid ei vaata, nagu mõned ei kõneta, on ju, pealkirjad, aga siis ma aeg-ajalt ikka satun korduvalt ühele, mis nagu pealkirjeeti ei kõneta, aga siis, kui ma hakkan süvitsi kuulama, siis kuidas ta teab jälle, kuidas ta jälle 10 paneb. Mis toimub nagu, et sellist tagasiside saada on tore, sest vaata, ma ise ei teadnud seda. Mina lihtsalt vahendan tegelikult universumi sõnumeid, nii et nad peavadki sinuni jõudma. See on minu vaatenurk, vaata. Et mina olen lihtsalt kanal ja sõnumitooja, ja sellepärast see nii täpselt lähebki, ja sa jõuad ikkagi sinna sõnumi, et isegi kui see pealkiri oli selline, aga seal oli mingi selline täpselt 10 sõnum sisse vupsatud, siis see ei ole juhuslik. Sinu kaitseinglid on saatnud selle sulle tegelikult läbi minu, et mul ei olnud ju ka õrna aimu, on ju. Ja ma tahan öelda seda, et ma tunnen täna nii suurt tänutunnet, sest mingi 4 päeva on mul ühe tähtpäevani olnud. Ja see on selline, et ei tea, do I make it, on ju. Ja siis järsku keegi inimene ütleb, et kuule, see, ta isegi ei tea, eks ju, minu teemasid ega mingeid minu asju. Ja ta lahendab selle. Et see ongi see ongi elu imed, vaata. Et ma usaldan elu, ma tean, et kõik joondub, kõik loksub paika alati, et elu on mind alati hoidnud. Kuid vahel mõtled, et oh my god, kui palju asju on korraga, siis mõtled oh my god ja siis
tuleb keegi inimene, ütleb, et mul on see, et nagu ulatab nagu selle päästerõnga ja siis sa mõtled, et oh my god, tal pole tõrna aimugi, et Jumal või kõiksus või universum või sinu kaitseinglid või teejuhid, kõrgem mina, nad on olemas. Ja kas elu on magic, kas sa usud maagiasse või imedesse? No vaata ennast, tegelikult meie inimesed oleme ka juba iseenesest imed, et see, kuidas me nagu oleme sündinud ja oleme nagu siin maailmas, meie tõeline olemus, see on kõik jumala suur ime ju tegelikult. Nii et ma olen ekstra tänulik jah, et elu vahel üllatab kõige ootamatust kandist, ja ma olen nii tänulik sellisele oma hinge perekonnale. Et ma ei tea, kust te järsku nagu sattusite mu ellu, aga ma olen väga tänulik, et te sattusite. Ja nii tore. Nii tore. Aga vahel ma ikkagi vaatan ka mõnda saadet või mingit intervjuud. Ja ma ei tea, kas asi on minus, aga ma tahaks seda vaadata. Ma tunnen huvi. Aga ma ei saagi. Ma pean selle pooleli jätma, sest see vibratsioon tuleb sealt liiga raske. Ma ütlen ausalt, et mõnikord mul isegi süda läheb pahaks. Ja ma olen sunnitud ära panema. Ma ei saagi lõpuni vaadata. Kuigi ma isegi tahaks, ma olen huvitatud, aga see vibratsioon või ebateadlikkus seal on niivõrd suur, et mul on raske lausa vaadata. Ja siis ma mõtlen, et oh my god, et ma pean ikkagi kinni panema, sest sõna otseses mõttes süda läheb pahaks, mitte nagu halvustavalt, aga lihtsalt, et vau. Et miks ta niimoodi endale teeb nii, miks ta või et kuidagi ebateadlik info võib olla väga-väga raske ja ebateadlik info loob raskust ja siis ma mõtlen, mida ma siis panen kinni, kusjuures ma olen hakanud väga oma piire seadma, ma ei vaatagi lõpuni, kui mul on halb, siis ma panengi kinni ja mõtlen, et okei, aga mis ma saaksin teha, oma reiki kursuse plaani ja tutvustust teha või tegeleda kinnisvara arendusega, kinnisvara kuulutustega, kinnisvara sellega. Mingi reklaamitööga, eks ju. Mul on võimalik minna Turupilli raamatukokku printima välja lepingut, et mul oleks hea keset pühapäeva, kui kõik prindikohtad on kinni. Mul on ette valmistatud, et ma olen hakanud rohkem oma aega kulutama või suunama õigemini oma unistuste või oma elu loomisele just sellisel moel, mis tekitab mulle hea tunde. Et sellised negatiivsed, ebateadlikud sellised energiat, nad kukutavad rohkem siis, aga mis mulle meeldib siis, mis tõstab mu energiat, mis tekitab mulle heaolu, mis tekitab mulle endale hea keskkonna. Ja ma olen väga aktiivselt hakanud sellega kardinaalselt tegelema. Pean tunnistama, varem ma olin ikkagi televiisorist sõltuv, siis nüüd ma väga keskendun oma elu loomisele ja see on nii põnev. See on nii põnev istutada niimoodi seemneid. Ja see on nii tore, et mul on ka sellised koostööpartnerid, kes mõtlevad samal moel. Vahel ma tunnen väga üksinda ennast, kui ma liiga tihti märkan, et mõni info oleks võinud isegi jääda täitsa jagamata. Et mõni saade või mõni infokanal ma varem isegi hindasin seda väga kõrgelt, kui ma näen nüüd, et ikkagi mingi ebateadlikkus on nagu ka väga suurenenud inimestel. Et tähendab, nad on väga vabad jagama oma teadmisi, mis on veel, kuidas öelda, poolikud, jah? Või ebateadlikud või tähendab, nad ei anna ühiskonnale midagi.
Nad ei anna ühiskonnale midagi. Nad ei loo arengut, tekitab raske tunde või nagu mina isiklikult olen selline inimene, et kui midagi on, siis pigem tegeleda iseenda sees sellega. Et see oleks tark. Aga ma ju tean, et kollektiivis on energiat üleval, varjutöö protsessimise energiat üleval. Seda enam, tee seda teadlike inimeste ringis, ära jaga. Kui sa veel ei ole teadlik oma varjust, jaga siis, kui sa oled oma varju ressursiks ja teadlikkuseks ümber muundanud, siis on see ka kõigile teistele inspiratsiooniks. Selleks on, et sa oled muutunud selliseks puhtaks kanaliks siis, et seal ei ole nagu ebakõla. Vaata, sellised puhtad kanalid, neid tihti arvatakse neist palju, kuid tegelikult on need, kes arvavad, nad ei teadvusta, et see on nende enda vari, keda nad selles puhtas kanalis näevad. Et justkui nagu sa vaatad peeglis siledat järve, siis sa näed seal ennast, aga sa näed natukene moonutatud või irveldaval kujul, sest mingi võbin võib seal olla tuuleiil, eks. Sa ei näe selgelt. Et kanaldajad on jah sellised, kes ei ole see, keda neile projitseeritakse, et on väga tähtis ennast eristada sellest. Aga sina, kes sa valisid number 1 ja valge. Valge kaardi. Siit ühe lisakaardi kõikidele valikutele. Nii. Ja ma ütlen seda, et varjuprotsessimine on väga väärt töö, kuid soovituslik ja targem on seda teha teadlikemate inimeste väiksemas ringis. See on su enda kaitseks tegelikult ka. Et jah. Mida ma näen? Esimene, kes sa valisid, sõnum, mis tahab tulla valgelt hobuselt minu erinevatest kaardipakkidest on see, et sa oled selline inimene, kes on kas oma sisemise lapsega väga heas kontaktis või oma sisemise vaba lapsega just. Või jah, ma isegi ütleks, et oled oma sisemise lapsega heas kontaktis. Ja ma isegi ütleks sulle seda, et sa oled nii heas kontaktis, et sul on lausa raske edasi liikuda. Niisuguse nagu selles tõsises maailmas, et su vibratsioon on hästi kõrge ja sul on nagu raske edasi liikuda, kus peab olema kohusetundlik, vastutustundlik, keep on going, aga sa ei ole ka allaande tüüp nagu. Et sa lähed edasi, sa kapad edasi, sa kaitsed, sa lähed, aga sa oled, mulle tundub, et üksik kunt. Teistel on, kuidas öelda, su vibratsioon on nii kõrge, et sul ongi targem leida enda sarnased, kellel on samamoodi vibratsioon väga kõrge. Ja tundub, et sa oled selles
energias olnud pikemat aega ja tundub, et see nagu ei muutu, sa jäädki alati selliseks, kuidas öelda, natukene lapsemeelsemaks, natukene alati oma sisemise lapsega kontakti. Sa väärtustad ennast. Aga elu väljakutsed on sul vahel sellised, nagu sa tunned ennast liiga üksinda. Aga sa oled ikkagi edasi liikuv. Ja sa oled üksik selline undi moodi, üksik hunt. Aga sa tunned elu poolt ennast kaitstuna, isegi kui sa oled üksinda. Ja sul on ka õigus. Õigelt elu soovitab, et ära muutugi. Ära muutugi, hoia oma sisemine laps, vaba laps selline rõõmsana. Sa oled valgus siin maailmas. Ja sa hoolid loomadest ja loodusest. Ja üldse sulle, ma arvan, et meeldib valge värv, ka kanda valget värvi. Loodus ja valge värv ja loomad ja sa tunned kontakti ka teiste lastega läbi oma sisemise lapse. Ongi see, et ära muuda seda omadust endale, et sinus ei ole midagi valesti, et leia lihtsalt elu väljakutsetes seda, kus sa saaksid rakendada oma sisemist last rohkem. Et sa oled tegelikult, pane see enda kasuks tööle, number 1 on selline leadership, eks ju. Number 2 oli ükssarvik. Visionary beauty. Ükssarvik on väga loov energia, eks? Ja 2 on ka väga naisenergia. Oled sa mees või naine? Sinu manifesteerimisoskus on selline väga naiselik, voolav. Ja siin on ka vesi, eks? Naiselik, voolav, intuitiivne, kerge selline. Sul ei tule raskelt nagu unistuste täitumine. Sul tuleb kõik kergusega. Et kergusega ja sul on kõrgemad tsakrad tugevamad. Ja see just ka nagu, visionary, sa lood nagu midagi. Oi, siin tulevad sellised. Kas sina tunned ennast natukene üksiku hundina? Ja tead, mis tuli või? No, ükssarvik ongi meister, eks? Meister, 3 kaardi tuli. Meister, distsipliin. Sa töötad tegelikult targasti. Sa töötad nii, et sa ei pea rammu kasutama, sa ei pea üle töötama. Sa töötad targasti. Sul on fookus paigas. Sa oled väga oskuslik, andekas. Blessed, oled väga õnnistatud. No ütleme nii, et sa oled väga heas kontaktis oma kõrgema minaga, oma teejuhtidega. Nad väga toetavad sind, su vibratsioon on väga kõrge. Intuitsioon on väga kõrge, sa oskad vastu võtta. Sa oskad rõõmustada väiksemate ja suuremate võitude üle. Ja tegelikult sulle meeldib luua mingit struktuuri või mingit süsteemi või sa oled selline kuigi sa oled väga naisenergias looja, siis tegelikult on sinus ka meesenergia, lihtsalt domineerib rohkem naisenergia. Aga sa lood nagu, su naisenergia on väga asjalik motiveerides või kuidas öelda, ta loob selgust ja tuge nagu sinu sisemisele mehele luua kergusega ka samamoodi, kirglikult. Ja sa tunned vahel ka ennast üksikuna, aga mine iseenda sisse, sul on hästi maagiline sisemaailm, hästi värviline, maagiline. Sa oled väga heas kontaktis iseendaga. Sa oskad ka nagu erinevalt, vaata kui ma ennem siin ütlesin, et mingid saated nagu
on ju, või mingid sõnavõtud on selle süda läheb pahaks, nii raske energia on seal lausa. Et panen kinni ja kõik, et vanasti ma küll niimoodi ei teinud, nüüd ma olen hakanud nii välja, ma ei tea, kas ainult minul on nii, et andke teada, et kas viimasel ajal olen ainult mina nii, selline neid muutusi hakanud rakendama või tundlikum energia valivam mida ma luban enda süsteemi või mida mitte. Anna teada, kas sinul on sama ja kas sa lood oma mingid teemad. Mulle tundub, et siin ütleb, et close off, et disengage, et ära minegi, jah, et teegi oma asja. Siin ütleb täiega pane kinni ja loo oma maailm, oma impeeriumi, oma süsteem. Et ära ainult unista, vaid ka loo seda, eks ju. Loo see visioon, aga asu ka rakendama. Ja mingi firma energia tuleb siit, eks ju, ja ükssarviku energia siin. Et ühesõnaga pane oma fookus, terav fookus nagu ükssarviku sarv täiesti punktuaalselt sinna ja hakka looma. Et ta ei ole ammugi enam muinasjutu loomake, kui tal on fookus paigas siis, ja visioon loodud, siis ta võib liigutada mägesid ja ta teeb seda kergusega, samal ajal kui teised maadlevad oma varjudega ja ebateadlikkusega. Ja kõik ei ole, mis paistab. Et usalda, võib-olla sõnum on siin ka see, et usalda rohkem oma intuitsiooni, et kõik ei ole see, mis paistab. Et miraaž. Sa oled nagu vaata, et sa lõksu ei lange. Sul on mingi teema, on hetkel ebateadlik. Sa vaatad natukene taha, minevikku midagi. Projitseerid midagi oma minevikust, oma olevikku, kuid ära tee seda, vaid absoluutselt lõika ennast sellest ära. Fookus efektiivselt lihtsalt fokusseeri uue loomisele. Tundub, et sa projitseerid mingit vana mustrit, mis sind enam niikuinii ei toeta. Ja ma näen, et kui sa milleski teadlikuks saad, mis sind enam ei toeta või mis su vibratsiooni alla toob, sa kohe lõikad selle ära ja alustad uuesti. Lood uuesti. Sa oled selline väga uue aja energiaga. Ja olegi julgelt, teegi seda. Nii, selline. Ja sa oled meister, tuli siin. Et väga hea. Distsiplineeritud, fokusseeritud. Väga, väga, väga head sõnumid. Aga sa natuke ka sa ise tead seda ka. 2 on ka koostöö, sul on väga hea koostöö oma teejuhtidega. Nüüd number 3. Ma valisin number 3 ka kaariku, sest rohkem mul musti hobuseid ei olnud ja see tahtis tulla siia, sest kõigile tuli 3 kaarti. Ma näen siin, et sinul on olnud varjutöö hiljuti. Sa oled integreerinud endale varju ja see on muutunud sinu ressursiks nüüd. Ja, kaarik. Nüüd on kaarik tasakaalus. Sa oled leidnud oma väe läbi selle. Ja ma näen, et sa oled rakendamas seda transformatsiooniprotsessi, sa oled rakendamas seda väga edukalt. Osa sinust tahab nagu jõuliselt seda rakendada ja edasi liikuda, aga väga suur tegelikult sinu natuur ei ole selline, kuidas öelda? Sinu natuur on tegelikult pehmem, mitte selline võidukaarik, mitte selline sinu olemus on see, et tahaks tegelikult vaata, juhtus nii, et kaarik tuli keskele, aga karikate rüütel oma musta hobuga ja siin ka karikate rüütel vaatavad hoopiski kaarikust eemale. Nad ütlevad, et väga hea, et sa oma varjukülje nüüd said integreeritud ja oled teadlik sellest ja oled ressursiks pööranud, aga rahune maha. Justkui nagu keskendu armastusele, mitte mingi on ju, sest karikate rüütel on tavaliselt see, kes
fulfillment on possible. Mulle tundub, et sa oled nagu natukene nagu mõtled, et nagu töö ja armastus oleks nagu sul, ma ei saagi aru, nagu mingi oleks siin mingi nagu osa sinust tahab keskenduda ainult puhtalt armastusele, osa tahab puhtalt tööle, no edule ja tööle ja kõigele sellele. Osa sinust tahab olla selline üksik hunt võidu naine või võidumees ja osa sinust tahab nagu luua 3, kas perekonda, oma kogukonda, mingi armastusega. Fulfillment is possible. Oma kodu, siin on ka nagu mingi loomine. No muidugi mõlemad on olulised, töö ja armastus, aga siin on jah nagu mingi hetkel on sõnum see, et sa justkui nagu tõmbad ennast nagu su sügavaim vajadus oleks nagu emotsionaalse läheduse järgi. Aga sinu meel või mõistus ütleb, süda tahab emotsionaalselt lähedast suhet ja mõistus ütleb nii, et nüüd me liigutame mägesid, ma olen võidu kaarikuga, nagu ma olen saanud nii palju ressurssi sellest varjutööst, et ma tahan seda kõike rakendada. Ja mitte isekalt, vaid tegelikult päris tulutoovalt ja praktiliselt. Nii, vaatame, mis siis lisakaart tuleb. Tahtis see tulla. Sa tahad kontrollida. Held back. Need to break free. Ma tunnen, et sa oled enda varjutöö ära lõpetanud. Ma tunnen, et su kaarik on tasakaalus. Musta ja valge hobuga. Et sa oled varjutöö lõpetanud ja oma ressursiks ümber selle pannud. Feeling powerless. Ma tunnen, et sa justkui nagu tunned, et let's go, on ju. 4, just kaarik, keiser. 4 ja 7. Tahad nagu mägesid liigutada, aga ma näen, et you feeling powerless, sest sul on süda hakanud rohkem võimust võtma. Süda ütleb, et tead, ei viitsi enam. Jah, said oma varjust võitu, said ümber, aga ma tahan armastusele keskenduda, ma ei viitsi võidelda, võimu võidelda, olla kõige, liikuda tippu, liigutada mägesid. Ma tahan natuke olla nüüd ka, ma tahan nautida, ma tahan olla, tahan armastada, ma tahan kõike seda saada. Feeling powerless selles mõttes, et tundub, et su süda on hakanud rohkem võimust võtma kui mõistus, sellepärast, et ja süda on sul bossiks muutunud rohkem, varem oli mõistus võib-olla. Et siin on nagu mõistuse ja südame mingi selline need to break free. Mõlemad on olulised muidugi, aga alati ongi süda targem, sellepärast, et südames on intuitsioon, elutarkus, kõik meie eelmiste elude ja kogu selle elu kogemused, pluss lühiteed, eks ju, sest meie mõistus alati muudab lihtsad asjad keeruliseks. Ja tundub, et see nagu justkui nagu osa sinust näitab, et sind eriti ei huvita. Ikkagi sa ei taha näidata oma nagu sellist sentimentaalset või kaastundlikumat või armastavat poolt välja, kuid tegelikult tundub, et siin on 2 kaarti ühe vastu, et ikkagi sa nagu töö sind praegu ei huvita pigem. Kuigi sulle sees on võitlus selles osas. Sest see ei ole nagu, vanasti sa ei ole selline olnud või Ja sa oled väga 2 vahel, mineviku ja tuleviku vahel. Kui seal tulevikus sa tunned nagu sõiduvees ennast, siis sa oled nagu kaarikuga, siis sa oled nagu teed oma tööd, oled praktiline, oled väga efektiivne.
konkreetne, saavutuste keskne. Aga osa sinust on kinni veel mingis mineviku armastuses ja osa sinust unistab millestki veelgi paremast ja suuremast. Fulfillment is possible. Sa oled väga lootusrikas, aga ma isegi tahaks pöörata need kaardid nüüd ümber, et need karikate poisid nüüd vaadaksid siia keskele olevikku, suunaksid ennast, et nad ei oleks ei minevikus, ei tulevikus kinni, vaid suunaksid sulle endale eelkõige ja olevikku praegusesse hetkesse. Et see number 3 on ka minevik, olevik, tulevik, et see kõik joonduks tervikuks, ühtseks. Et see kaarik pidigi siia number 3 alla tulema ja nüüd ma saan aru, miks ta tuli, vaata. Just nende kaartidega ja nende karikate mustade hobudega. Nüüd ma mõistan seda. Nüüd ma saan aru, kaardid tahavad ka näidata, et nüüd sa ei ole ka sisemiselt nii külm või tööle keskendunud. Sest sa suunad kogu oma energia praegusesse hetkesse ja pigem endale kui tervikule. See soojendab või kuidagi natukene, sa ei tunne ennast nii sa ei tunne ennast nagu, ma ei tea, hüljatuna või mingi külmana või et sa nagu ja disengaged, vaid sa tunned nüüd midagi nagu sinu sees on muutumas nüüd. See on hästi huvitav dünaamika ühisväljas, et nüüd sul on endale midagi muutumas. Et sa oled nagu mingi pehmenemas või ma ei oska öelda midagi. Kuidagi nagu koonduma, mingi nagu ring või. Ja su teadlikkus või intuitsioon muutub selgemaks. Süda ja mõistuse koostöö on siin, kui ma need kaardid ümber tõssin. Mingi isegi kaitse tugevneb praegu. Jaa, praegu selline transformatsioon tahtis siin sündida. Olgu. Jaa. Aitäh. Teejuhid selle info eest ja number 4, sina, kes sa valisid number 4 ja pruuni hobuse. Ja mina näen, et siin on ka olnud mingi hingepime öö või varjutöö, aga rohkem selline pehmem, mitte nii jõulisem. Pigem nais- ja meesenergiate tasakaalustamisel, loodusega parema kontakti saamisel. Siin on sõnum tahab tulla, et on natuke oldud liiga tõsine või tööle keskendunud ja on jäetud ennast liiga pikaks ajaks seiklustest, väljasõitudest, eluavastustest, oma vaba sisemise lapsega nagu kvaliteetajast natukene kõrvale või ilma. On oldud liiga tööle pühendunud ja kohe päris jõuliselt. Ja see on natuke nagu mingit stressi tekitanud, sest tegelikult sinu olemus on selline vaba hing, aga sa oled olnud väga tõsimeelne, kohe väga niisugune traditsiooniline, tööle keskendunud, pühendunud, väga tubli, asjalik, loov, natukene üleväsinud. See ongi see, et sul on olnud väga suur
meesenergia ülekoormus, et sinu naisenergia annab sulle märku, et teeme midagi, mida me oleme ammu juba unistanud koos teha sinu sisedünaamikas. Et siis läheb ka tööl kuidagi kergemini, selline vahetus aitab. Sa oled hästi loomulik inimene, hästi loodusega koostöös, hästi loomulik, loomulikult ilus, loomulik, selline pastellne inimene, selline tasakaalus või ei ole selline mürts ja kärts, vaid selline maandatus rohkem nagu selline, et kindel ja turvaline ja isegi sinu seiklus on selline läbimõeldud, isegi need on nagu läbimõeldud, aga nad ei ole igavad. Väga lõbusad, väga meeli ülendavad, väga seikluslikud, väga maagilised ja lõbusad. Aga neis on mingi nagu stabiilsus või kindlus või usaldus või mingi maandus, hästi maanduse energia tuleb. Maa elemendi energia. Siin ma paigutaks selle naisenergia keskele. Siin on vaja tasakaalustada mees- ja naisenergiad. Ehk töö vahepeal ka võtta kas mingi nauding, et kas midagi ootamatut, midagi, mis murrab rutiini, midagi, mis murrab sinu töörutiini. See võib olla ka midagi väga väikest ja väga lihtsat ja juba sul on nii hea olla, nii kerge, nii tore, et selline vahetus on nagu hea sulle. Et ma tunnen, et see loob sulle kergust, et sa vahel kipud minema liiga palju meesenergiasse töötama lihtsalt, üle vastutama, üle töötama, sa oled selles väga tubli, aga lihtsalt su tervisele mõjub veelgi paremini, kui sa seda tasakaalustaksid. See loob su maagiat, igapäeva imesid su ellu ja ennetab igasuguseid slingshot. Jaa. Et see tekitab liigseid pingeid, kui sa oled ainult tööle pühendunud. Et alusta kas või mõnikord nagu looduse imede märkamisest mingid väiksed jalutuskäigulgi. Vahepaus selline või söö midagi teistmoodi, mida sa oled harjunud võib-olla või tee nimekirja asjadest, mis sulle veel meeldiks teha. Ma ei näe, et sa oleksid üksik hunt liialt, et sa oled seltskondlik inimene, aga töö on sult võtnud, see ongi nagu, töö on võtnud sult liiga suure osa. Ja stress, et see on stressi tekitanud, kui ainult nagu liiga tõsine olla. Ja siin on nagu üleskutse täiesti nagu uuele algusele ja see ei peagi olema nagu midagi suurt ega massiivset ega kallist. See võib olla midagi väga lihtsalt, aga mis on sinu hingele, mis ja sinu sisemisele lapsele, sisemisele naisele. Mingi muutus tahab esile tulla. See võib olla väga lihtne, lihtsates asjades peitub võlu. Ja 4 on väga töö, kodu, süsteem, pere, raha, energia ja 5 mingi muutus tahab tulla, väga jõuline muutus tahab tulla. Jõuline aga oma pehmusega, oma lihtsusega, oma mängulisusega tahab tulla muutma. Pihtas põhjas, see on, mis tervendab sind, ennetab sind igasugustest stressiallikatest. Ma näen, et see tuleb sulle väga suureks kasuks. Jaa. Tervendab sinu emotsionaalkeha ka.
ja mäletad seda lauset, et ma ei ole see, keda sa minus näed. Sina oled see, keda sa minus näed. See kehtib eriti valgustöötajate kohta, kes ise on väga suured transformaatorid põhjusega, sest nad on väga palju teinud eeltööd. Ja ärge laske ebateadlikel projitseerida oma tegemata tööd. Tänapäeval peab olema rohkem konkreetsem ja oma piire seadma. Sellega ma lõpetan. Kohtumiseni, nägemist!